Jaa, on. See on väga õige tähelepanek. Itaalia, ma ei ole mingi inimene, kes üldse oskab äridele mingisugust kas kriitikat teha või mis iganes, aga silmanähtav on see, et need on väikeettevõtted, väikeärid. On hotellid väikeärid, väiksemates kohtades on kohvikute või õigemini restoranide, baaride pidamine ja kõik, kes seda tööd teevad rõõmuga. Oma raamatus olen ma ka kirjutanud ühe väga konkreetse lõigu selle kohta, kuidas me saabusime ühte pisikesse hotelli ja kui sa sellele ei mõtle, kes need inimesed kõik seal on, kes sind teenindavad ja kui sa oled selles hotellis piisavalt kaua aega, siis ühel hetkel saad aru, et maja proua kastab lilli, tõstab toole, pühib tolmu, tütar töötab vastuvõtus. Siis tuleb maja proua, printib välja sinu arved, kõik. Siis tuleb vanaisa, põll ees, lõikab õhtul vorsti juustu lauale. Seesama vanaisa hommikul võtab ühe väikese logiseva bussi, paneb sinna 12 inimest, pakib sisse, sõidab mäest alla mere äärde. Siis tuleb hoopis väimes või teine tütar, kes ka siis jälle teenindavad ja aitavad tõesti sellele pereärile aitavad kõik kaasa ja kõik teevad seda lusti ja rõõmuga. Et kellelgi ei ole sellel ajal nagu vingus nägu peas, nagu ma tõesti pean kahjuks ütlema, et aina rohkem ja aina rohkem ma näen Eestis teenindavat personali, kes tuleb ja toob sulle lauda midagi vingus nägu peas, nagu ta ei tahaks mind tegelikult teenindada. Ta tahaks hoopis kusagil mujal olla, mingid väga huvitavaid oma asju ajada, aga mõtle, ta peab tegelema sellise asjaga nagu teenindamisega. Et seda ma ei oska öelda, kas see tuleneb sellest, et eestlane ei ole teenindaja olemuselt ja itaallane on rohkem, aga silmanähtav on see, et itaallane teeb seda rõõmuga. Ja kindlasti sellepärast, et ta on seda lapsest saati teinud. Ja ta on näinud, kuidas seda teevad emad, isad, vanavanemad ja seda tehakse koos ja muuseas sellest sõltub ju tema enda sissetulek või heaolu. Et see on nagu, lihtsalt nii on. Seda ma ei tea, kui mitu põlvkonda inimesed kogu aeg niimoodi töötavad ja kas kõik selle põlvkonna liikmed tahavad seda jätkata. Sellist tööd, et vanaisa, isa, poeg, võib-olla veel tema lapsed või lapselapsed. Itaallaste käest ma olen kuulnud, et jah, põgenetakse küll minema oma kodukohast, et tegeleda hoopis millegi muuga. Aga see on nagu igal pool, igal elualal, et lõpmatuseni kõik pereliikmed ei jätka seda äri, millega keegi kunagi alustas.